Noh, hakkame pihta. Mõtlesin, et nagu et mis siit nagu esimese hooga teha. Mulle see on see kompressor. Tegelikult peaks vaatama seda esimese hooga niimoodi, et tahaks, et ideaalis see mahuks sinna tagarataauku. Peaks selle välja võtma sealt. Kõik selle siit, selle jama siit ära viskama. Selles mõttes, et ma ei tea, mis asjad siin vedelevad. See on kuskilt eelmise omaniku poolt isegi. Selle porolooni jätame. Siis mul on mõni vineeritükk seal. Ma mõtlen, et ma peaks sinna mingisuguse plaadi alla lõikama, kuhu peale ta kõik läheks. Jah, seda ma teengi esimesena. See on veits naljakas on neid asju teha, sellepärast, et see kraas on nii väike, et see on nagu see mäng, kus sa laod üksteise otsa erineva värviga neid palle, siis mingil hetkel nad kaovad ära vaata. See on samamoodi, et tõstad nagu ühe asja eest ära, et saaks teise ja kolmanda ja neljanda asja panna kuskile. Kuhu see pannakse huvitav? 16 tolli. Seda ei ole niikuinii vaja, sest et seda enamus aega sinna alla ei saa. Et selles suhtes on juba hea, et keegi on siia päris jämeda voolukaabli on juba. Ma nüüd ei tea, kas ma seda kasutan või mitte. Aga esimene test on see, et ja kui nii vaadata, siis mulle tundub, et kõrguse poolest see mahub, mis on väga hea. Ma arvangi, et ta tuleb siia kuskile. Teistpidi tegelikult, ma arvan. Teistpidi enne. Siia on see. Tuleb panna niimoodi. See on siis veelõks või kuidas seda öeldakse eesti keeles. Et siia korjab vee sisse ja siis saab siit välja lasta see vett. Et nendes süsteemides on see päris oluline, sest et kui surveõhu või kui see õhk kokku surutakse, siis kõik see niiskus muutub veeks, mis seal sees on. Ja siis kui see jõuab sinna klappidesse ja päägidesse, siis see mädaneb ära. Aga ma üritan lõigata. Äkki jätaks selle alles siia. Vaata, ma mõõdan natukene. Ma mõõtsin selle raadiuse sealt ära. Või noh, ma ei mõõtnud teda väga. Ma tegin enam-vähem joone siia. Ja ma avastasin, et kui ma nagu kas see oli umbes siit kohta. Jep. Sest ei pea olema nagu perfect, aga nii ma saan teha ta enam-vähem ühtlaseks. Ja kui ma siit võtsin 30 juures kinni, siis ma saan teha ka niimoodi, et umbes täpselt mõõdan välja teise poole. Panen siia. Ma ei tea, kas need on ühesugused jala. Kes see teab seda?
tegelikult reaalsus on see, et keegi seda ei näe. Ma väga ei põe selle pärast. See, isegi kui ma lõikan ta pärast sellest vineerist välja, siis ma ei hakka teha nagu mingi ulme ilusaks ajama, sest et see jääb sinna alla ja suht pohus. Ma pigem nagu hetkel ei pane rõhku selle peale, et ta ilus oleks. Peaasi, et ta töötaks. Nagu see on päris hea juba. Aga siin on mingid siuksed kohad ja nii edasi. Need ma märgin ära. Siit servast võtab ka siia vastu. Samamoodi siit. Ma lõikan nad suht ühtemoodi ära. Ja kui teeb selle vineeris, siis saab seda näiteks modifitseerida sealt servast. Nüüd enam-vähem mahub. Need otsad ma neil pärast korda. Aga mul oleks vaja niimoodi, et ta jääks. Aga ta on sealt on nagu laiem vahepealt siit kohast. Ja siit läheb nagu sisse tagasi. Huvitav, miks ta nagu ümmarguna pole tehtud? Ja siit me saame põhjast. Ma tahaks selle tagarratta kinnituse koha järgi jätta, kui vähegi võimalik. Et ma pigem lõikan sinna augu sisse vineeri. Ja kasutadki seda kui nagu mingisuguse kinnituspunktina või mis iganes. Et juhul kui on vaja, et ma saaksin ta tagasi panna selle tagarratta sinna. Nüüd võiks nagu... ma isegi tean, kuidas on võib-olla veel lihtsam. Nüüd on enam-vähem õiges kohas. Ja nüüd tee niimoodi. No ei jumal tänatud, et mind kunsti andega õnnistatud pole. Ja siin on ilusi jälgi, et saab välja lõigata selle. Nüüd näha siin, tegin selle popi, mis ma sinna viskasin. Ma nüüd joonistasin siia välja. Selline asi. Ma arvan, et ma lõikan sellega selle välja. Kuigi vist tikksaag oleks parem, aga mul ei ole tikksaagi hetkel. Korra käisin, proovisin selle freesiga teha seda. Ja siin on nagu näha, et tegelikult on nagu põletanud sinna sisse. Et jah, sellega ei saa seda teha, et ei jõua lõigata. Ma ei tea, kas see ots on nüüd kehva või mingi muu asi. Igal juhul ma lõikan selle hoopis tikksaega välja, mida mul ei ole.